Pärast kõrgetasemelist kohtumist Süüria välisministri Assad al-Shaibani ja Iisraeli Mossadi juhi Roman Goldmani vahel, Süüria ja Iisrael on väidetavalt nõustunud looma ühise Süüria, Türgi, Iisraeli julgeoleku dekonflikteerimismehhanismi. Mehhanism hakkab toimima Ameerika ja Jordaania järelevalve all ning selles lepiti kokku ajal, kui al-Shaibani viibis Jordaania pealinnas Ammanis. USA suursaadik Türgis ja Süüria erisaadik Tom Berik, kes kritiseeris teravalt Iisraeli rünnakut Abu al-Duhuri lennubaasile. Ta osales samuti selles kohtumises. Rohkemate kommentaaride saamiseks on meiega liitunud nüüd Omar al-Muhtar, Süüria ajakirjanik ja filmitegija. Omar, ma tean, et praegu on need veel vaid teated, aga räägime sellest mehhanismist, Süüriast, Türgist ja Iisraelist. Mida see tegelikult koha peal muudaks? Aitäh, et mind kutsusite. Tegelikult kõik sõltub sellest, kas Iisrael sellise mehhanismi vastu võtab, sest Süüria on seda varem korduvalt pakkunud. On pakkunud Iisraelile, et jäädakse 1974 aasta kokkuleppe juurde või vähemalt selle uuendatud versiooni juurde ning Süüria järgiks seda. Sama ettepanek tehti ka Iisraelile, kuid Iisraeli juhid selles olukorras hoidusid sellisest kokkuleppest, sest usaldus kahe riigi vahel puudub endiselt. Kahjuks on Iisraeli rünnakud samuti seadnud ohtu kõik tulevased rahuläbirääkimised või mis iganes võiks sellisest kokkuleppest sündida. Sest mida Süüria tegelikult selles kokkuleppes soovis, oli hoida Iisrael Süüria asjadest eemal ja anda veidi aega. Et kahe riigi vahel saaks tekkida usaldus, et võiksime liikuda järgmise sammuni ja hakata rääkima püsivast rahust nende kahe riigi vahel. Kahjuks aga tundub mulle, et Iisraeli juhtidel on Süüria suhtes omad kaalutlused ja nad on sellisest sammust juba 2 aastat hoidunud. Muresid on palju. Sa ütled, et usaldus peab olema mõlemal poolel. Praegu on Iisraeli mureks Türgi mõju. Kui rääkida mingisugusest dekonflikteerimismehhanismist, siis ka Süüria saab tegelikult lubada, et Türgi väed või relvad ei paikneks Iisraeli lähedal ega kujutaks ohtu. Esiteks, ütleme seda nii. Süürial ja Türgil on ühine piir, 1000-kilomeetrine piiririba ning Türgi on Süüria jaoks strateegiline liitlane, strateegiline sügavus. See on meie maismaa värav Euroopasse ja Süüria ei saa jätta Türgiga võimalikult häid suhteid loomata. Türgi on toetanud Süüriat, Süüria revolutsiooni juba 14 aastat. See on pakkunud Süüria põgenikele turvalist pelgupaika, võõrustanud viimase 14 aasta jooksul üle 5 miljoni süürlase. Ajal, mil Assadi režiim pommitas Süüria linnu ja asulaid. Nii et jah, sellel on ka majanduslik tähtsus Süüria jaoks ning see aitab Süürial end üles ehitada, taastada oma armee, majandus ja kõik muu. Nii et jah, Süüria välispoliitika määrab Süüria rahvuslik huvi, mitte Iisraeli hirmud. Ja mis puudutab Iisraeli, Süüria on öelnud korduvalt, alates presidendist Ahmad al-Sharaa kuni välisministri Seretmanini. Mõlemad on seda korduvalt öelnud. Laske läbirääkimistel ja diplomaatial jätkuda. Istume läbirääkimiste laua taha, käsitleme teie julgeolekumuresid ja meil on väga hea meel neid arutada ning proovile panna. See on Süüria ametlik seisukoht Iisraeli suhtes. Aga see sõnavahetus Türgi ja Iisraeli vahel, Süürial pole sellega mingit pistmist. Sellega tegelikult mingit pistmist ei ole. Huvitatud sõtta minemisest Iisraeliga. Ei ole huvitatud sellest, et tema maa ja territoorium oleks kellelegi baasiks, kus minna ja ohustada oma naabreid. See on Süüria ametlik seisukoht. Ja Süüria on seda öelnud viimased 2 aastat. Ja kahjuks tundub mulle, et Iisraeli juhid tahavad selles küsimuses ikka veel midagi muud öelda. Aga Süüria jaoks, nagu ma ikka ütlen, ei saa sellest suhtest Türgiga kõrvale hiilida. Türgi on Süüria jaoks strateegiline liitlane. See suhe jääb püsima. Sellel pole mingit pistmist Iisraeliga. Kui Iisraelil on praegu mingeid julgeolekumuresid, kõik, mida nad tegema peavad, on istuda maha Süüria delegatsioonidega, neid muresid otse käsitleda. Töötada välja mehhanism, mis aitaks olukorda mõlemal pool piiri leevendada. Nii oleks tagatud Süüria suveräänsus ja Iisraeli ohutus ning turvalisus.
Kellelgi pole sellega probleemi. Ei Süüria ametnikel, ei minul, isegi türklased ei sekku tegelikult Süüria asjadesse ega ütle, hei, ärge minge ära ja ärge sõlmige Iisraeliga lepingut. Tegelikult on Türgi see, kes on soovitanud Süüria ametnikel hoida Iisraeliga parimaid suhteid ja selle probleemi kõrvaldada. Mida sa mõtled sellega, et Türgi oli see, kes andis Süüriale nõu pidada häid suhteid Iisraeliga? Mida veel saad jagada? Lihtsalt asi on selles, et Süüria on praegu olukorras, kus ta ei saa ega suuda kellegagi sõtta minna. Mitte praegu ega ka tulevikus. Ma ütlesin seda juba enne Night 24 Newsi ja ütlen seda jätkuvalt. Praegune uus Süüria doktriin on 0 probleemi meie naabritega. Me ei taha probleeme, me ei taha sõdu. Püüdke alati lubada diplomaatial lahendada ükskõik millist probleemi, isegi nendega, keda peetakse teie vaenlasteks. Isegi Hezbollahiga muide, proovisime diplomaatia abil seda Süüria piirist eemale tõrjuda, mitte ainult sõjaga. See ongi uus Süüria doktriin. Süüria tahab end üles ehitada, ei soovi sõtta minna, vaid tahab saada piirkonna majanduskeskuseks. See ongi see doktriin, millega Ahmad al-Sharaa välja tuli. Ja muide, Iisrael on teretulnud selles osalema. Kahjuks aga otsustas Iisraeli juht selle asemel, et Süüria valitsusega ühendust võtta ja abi pakkuda, saata oma hävitajad ning hakata Süüriat ründama. Ja see ongi probleem. Peame ootama ja vaatama, mis sellest väidetavast uuest dekonflikteerimismehhanismist siis saab. Omar al-Muhtar, väga tore oli teid meiega siin näha ja teie arvamust kuulda. Hindan seda väga. Aitäh!